Siin laboris saavad kokku nii meditsiin, elektroonika kui infotehnoloogia. Ja neid kõiki kolme valdkonda seob elektriline impedants. Me oleme võtnud oma tegevuse sihiks kasutada elektrilist impedantsi ümbritseva maailma omaduste tundmaõppimiseks. Ta on nagu töövahend ja ühtlasi ta ka seostab meid siis arstidega, inseneridega, biotehnoloogidega ja kes teab veel, missuguste alade esindajatega tulevikus. Nii et neis ruumides siin tegeletakse paljude erinevate valdkondadega. Siin konkreetselt tegelete te inimese südamega? Jah, tõepoolest see seadmestik ja see labor on ette nähtud koostööks arstidega ja esmajoones siis on meie tähelepanu suunatud südames toimuvate protsesside tundmaõppimisele ja ka siis südame enda tööle ja tegevusele, tema energeetilistele võimalustele ja eriti me uurime, et kui tal ikka midagi viga on. Et kuidas neid vigu parandada, kuidas esmajoones diagnoosida ja seejärel leida ka võimalused nende kõrvaldamiseks, kui need kõrvalekalded ja ebameeldivad nähtused hakkavad esinema. Millist vigade parandust te siis südamele pakute? Mille kallal töötate? No meie pakkumine on esmajoones on südame stimulatsioon, elektriline stimulatsioon, kui meie südame oma looduslik stimulatsioonisüsteem enam nii hästi ei tööta, kui tarvis oleks. Kirurgi juures me nägime, kuidas kirurg kasutab südamestimulaatoreid oma patsientide tervise parandamiseks. Aga siinjuures meie huviks on see asi, mis on stimulaatori sees. Siin on hulk elektroonikat, siin asub sees paar arvutit, hulk sensoreid, hulk juhtimisvahendeid ja eriti meid huvitab muidugi, kuidas juhtida südame rütmi ja koostada vastavad juhtimisalgoritmid ja salvestada need juhtimisalgoritmid siia südame stimulaatori arvutisse. Ja siinjuures on tõepoolest väga tähtis komponent on sensoorika, kuidas ära tunda, mille järgi me juhime siis, miks on vajadus üldse juhtimist või midagi rütmi muuta. Selleks me peame teadma, mis toimub inimeses. Ja just selle sensoorika aspektist me kasutame siin elektrilist bioimpedantsi, see on bioloogiliste kudede elektrilist takistust. Ja imeme siis selle takistuse mõõtmise informatsioonist välja vajalikud parameetrid, mille alusel juhtida südame rütmi. Te olete töötanud välja ühe algoritmi, mida hakatakse kasutama neis rütmurites. Mis see täpselt on? Milline on teie panus nendesse rütmuritesse, mida tegelikult hakatakse tootma ju välismaal? Jah, neid hakatakse tootma suurtes rahvusvahelistest firmades. Neid on 3 või 4 üldse maailmas ja meie töötame põhiliselt firmaga St. Jude Medical. Ameerika Ühendriikide firma, millel on siis oma allüksus Rootsis Stockholmi lähedal ja me töötame vahetult Stockholmi inimestega selle kallal. Nüüd oli, et mida siis meie siin teeme, mis on meie osa ja kuidas elektriline bioimpedants selle kõik välja toob meile vajaliku informatsiooni. Kõigepealt, milleks on üldse vaja rütmi reguleerida? Rütmi on vaja reguleerida vastavalt inimese füüsilisele töökoormusele. Kui inimene magab, siis rütm on madal. Kui inimene teeb tugevasti tööd, siis verevarustus peab olema palju suurem ja rütm kõrgeneb. Ja nüüd, kuidas seda kõike teha, aru saada, mis on inimese füüsilise töökoormus. Füüsilise töökoormus, kuidas seda mõõta? Selleks on mehaanilised mõõturid. Näiteks on võimalik mehaaniliselt ära mõõta, kui palju inimene liigub. Siis on kiirenduse anduri järgi, et kui palju see keha rappub. Aga need on väga kaudsed mõõtmisviisid. Näiteks rappumise andur töötab annab väga suure signaali, kui me jookseme trepist alla. Me rappume hirmsasti, aga kui me trepist üles läheme, siis me ei rappu ja siis nagu polekski füüsilist tööd, aga me pingutame. Järelikult need
mehaanilised andurid ei saa anda päris adekvaatset informatsiooni. Nad aitavad, aga ei saa anda. Ja meie võtsime kasutusele elektrilise bioimpedantsi. Meie mõõdame kopsude elektrilist impedantsi. Ja kopsude töö ja füüsiline koormus on üsna hästi seotud. Kui me töötame, siis me hakkame sügavamalt hingama, kiiremini hingama ja korrelatsioon füüsilise koormuse ja kopsude töö vahel on väga hea. Ja mõõtes ära nüüd kopsude impedants muutub ja selle muutuse järgi me saame hinnata füüsilist tööd ja reguleerida südamerütmi. Aga nüüd meil on teine mure veel, kohe tuleb. Süda on nõrk ja me tahame teha tugevasti füüsilist tööd. Kas see süda kannatab, see nõrk, haige süda kannatab selle füüsilise töö välja? Me peame teada saama, kuidas on südame energeetiline varustatus, kas ta jaksab teha tööd. Ja selleks me mõõdame südamelihase impedantsi. Ja võtame ka ühtlasi selle informatsiooni üles ja siis vaatame, et alati energeetiline balanss oleks tagatud. See, mida süda saab energiat oma pärgarterite kaudu ja palju ta kulutab, et süda ei oleks ülekoormatud. Vaat hobuste juures räägitakse väga sageli, et hobune jooksis südame lõhki. Vaat see on see sama lugu. Ja me peame siis väga hoolikalt jälgima, et meie südamelihas ei oleks ülekoormatud ja siis piirama rütmi. Ja kogu aeg töötama niisuguses dünaamilises tasakaalus. Eks ole, et inimese vajadusi rahuldada, aga samal ajal hoida tagasi need soovid, mida keha tahab oma tööks, hoida tagasi, et südamelihas säiliks, et ei tekiks seal isseemiat ja infarkti. Ja vaat me oleme sellise algoritmi nüüd siis valmis saanud, et mis neid kõiki ilusasti dünaamilises balansis paigal hoiab. Ja patenteerinud seda siis kahe patendiga maailmas ja nüüd St. Jude Medical patenteeris ja nüüd me oleme siis ka Eesti oma patendini jõudnud. See kuuluks nagu natuke ulmevalda, et üks masin on hakanud inimest juhtima, inimese südant juhtima. Jah, see, et masin inimese südant juhib, tõepoolest see on veel praegugi võiks kuulda ulmevalda, aga me teame, et esimene südamerütmur pandi inimese sisse juba 1958. aasta oktoobris Rootsis. Ja siiamaani on ta siis nüüd üle 50 aasta on ta siis arenenud edasi samm-sammult ikka rohkem ja rohkem paremate algoritmide poole ja idee on ju see, et ta töötaks sama hästi kui inimese enda oma rütmi reguleerimise süsteemi. Et patsient ei tunnekski, ei teakski, et tal oleks sees pisikene elektroonne vidin. Ja aga sinna arengu, nüüd võib küsida, et kas on valmis? Ei ole valmis. Ja kui küsida, millal saab valmis, siis ei saagi valmis. Ilmselt see pikk sinna jätkub veel 50 aastat ja võib-olla rohkemgi. Areng on, ma võrdasin seda, olen vahetevahel, kui küsitakse, võrdlen kosmosetehnoloogiaga. Esimene Sputnik venelaste poolt saadeti 57. aastal. Ja võib öelda, et see on kosmose ajastu algus. Aga kosmosetehnoloogia ju areneb suurte sammudega ikka ja ikka edasi. Nii ja ma arvan ka siin, et ma ei näe seda lõppu ja valmisolekut. Nii palju on veel teha. Aga mida siis on vaja teha? Mis siis see puudus on? Puudus on ikka see, et kuidas me saame aru, mida inimene vajab. Mida see süda ikkagi, mida see organism vajab. Eks ole, ma rääkisin praegu füüsilisest tööst. Järgnev asi on, süda ju allub ka emotsionaalsetele erutustele. Eks ole, kui meid keegi ehmatab, siis meie süda hakkab ka tugevamini lööma. Kui meile keegi, näiteks tütarlaps hästi meeldib, meil hakkab ka lööma süda. Ja vaat see emotsionaalse faktori juurde toomine on äärmiselt keerukas. Mõni ütleb, et pole seda vajagi, aga kindlasti on seda ka vaja. Et inimene täisväärtuslikuna ennast tunneks. Ja vaat nii tähendab, siis öeldakse, kui me praegu räägime, et me liigume füsioloogilise rütmuri arendamise suuna peal, siis kunagi juba on silmapiiril kognitiivse, see on küll niisugune keeruline sõna, aga see on niisugune, et ta tunnetab keha, maailma
see tunnetamine nagu looduslik mehhanism. Nii et teed on küll ja küll veel. Kui rütmuri puhul te teete koostööd välisfirmadega, siis siin olete töötanud välja ka teisi südametehnoloogiaid, mida toodetakse just nimelt siin Eestis. Rääkige neist ka palun. Jah, tõepoolest siin firmaga JR Medical töötasime koostöös välja südame-veresoonkonna tööanalüüsi aparaadi, mis töötab ka bioimpedantsi meetodil, aga teda ei panda südame sisse, vaid teda mõõdetakse elektroodidega rinnalt ja kätelt, jalgadelt. Niisugune masin on meil valmis ja veelgi meil on ka valmis teise firmaga, Smart Implant, Eesti firmaga, on meil välja töötatud bioimpedantsi baasil töötav aparaat taastava kirurgia diagnoosimise tarvis. Taastav kirurgia vajab jäseme või ka näo, käe, jala või näo, mis on vigastada saanud, taastamist funktsionaalselt või et ta töötaks jälle edasi meil. Ja selleks tuleb osa lihaseid, osa kudesid asendada teiste kudedega, teha kudede transplantatsiooni. Ja sellega seoses alati me peame peale operatsiooni vaatama, seal tulevad ju veresooned ühendada ja see transplanteeritud lihase lapp või lihasosa peab hakkama tööle nii nagu teine normaalnegi, looduslik. Ja tihtipeale see õnnestub enamasti, aga vahest juhtuvad ka vead ja äpardused ja siis me saame seda impedantsi mõõtes, saame väga ruttu teada, et midagi kaldus kõrvale. See lihaslapp või kude, mida me transplanteerisime, see ei tööta normaalselt. Jääb verevarustusest puudu või tekivad seal veretulvad seal sees või hoopis takistused verele. Ja need me avastame väga varakult impedantsi abil ja siis me saame operatsiooni korrata. Ja need on siis täiesti Eestis toodetavad, Eestis tehtud, välja mõeldud seadmed? Jah, tõepoolest, see esimene seade, mis südame-veresoonkonda diagnoosib, seda on siis nüüd müüdud juba Soome, üsna mitu eksemplari ja seda teist aparaati, ta on tissue monitor in English, või seda kudede monitooring ja kudede vaatluseks. Seda aparaati ühte varianti oleme müünud Ameerika suurfirmale Boston Scientific. Eesti tehnoloogia on teel maailma. See on selge, aga me kohtame päris tõsiseid raskusi, et seda rütmi, ka siin on rütm, et seda hoida. Mis need raskused on? No raskused on kõigepealt professionaalne inimesed. See tehnoloogia, nagu te näete, siin on seostatud väga paljud erialad ja kuidas leida professionaalne, kõiki neid kokku väga paljudelt erialadelt. Siin on insenerid, arstid, bioloogid ja kes teab veel, kes kõik materjaliteadlased. Kuidas leida see seltskond, et ta ühiselt koos töötab. Ja üks asi on, okei, nad on koos ja me töötame koos, aga siis on vaja ka toota. Ja see tootmise mured on üsna tõsised. Ja teadlastelt, väljaminek teadlastelt ikkagi tarbijani, see on väga keeruline ja veel lünklik tee. Eestimaal on tal väga lünklik, me kohtame takistused, jälle on lüngad sees, kus saada inimest ja nii edasi. Kas te oskasite kunagi arvata elektroonikuna, et te hakkate inimeses südames sorkima? Ei, jah, seda elektroonikuna ja insenerina ja teadlasena infotehnoloogia elektroonikalalal ei kujutanud ma küll varem ette, et see tegevus, uurimistegevus ja arendus läheb inimese sisse või ka inimese südame juurde või südame sisse. Ei, seda ma ei kujutlenud, et elu ise viis sinna poole teele.